Tere! Ilusat kevadet meile kõigile. Mul on hea meel, et te vaatate arhitektuurisaadet Majade ajas. Selle nädala üks parimatest uudistest oli see, et Linnateater saab lõpuks endale maja. Arhitektuurikonkursi võitsid arhitektid Salto büroost. Meil oli väga hea meel see konkurss võita, kuna tegemist on tegelikult väga märgilise asukohaga, väga märgilise teatriga ja samamoodi, et võib-olla ka see keskkond on hästi terviklik ja unikaalne, et seda tegema hakates me lugesimegi konkursi tingimused läbi, et justkui oli vaja teha väga vähe, et panna 2 saali ära. Aga kui me seda reaalselt läbi töötasime, siis me ikkagi jõudsime selleni, et see ülesanne meie jaoks on mida me püstitasime, väga keeruline saavutada, et ongi see, et ühtepidi tekitada selline ruumiline ja logistiline selgus ja arusaadavus, aga teistpidi säilitada kogu see salapära ja kogu see ruumilisus ja mis selles kompleksis juba olemas on. Ja ma arvan, selle konkursi puhul üks uus suund võrreldes vana konkursiga, nagu ma aru sain, ongi see, et see hooviala pidi jääma võimalikult vabaks, võimalikult mitmesti ümber transformeeritavaks, et seal saaks teha vabaõhu etendusi ja et need vabaõhu etendused ei oleks väga ette ära defineeritud. Et selle tõttu võib-olla meie lähtekoht või mõte oligi see, et me ei tahagi teha palju, aga pigem võimendada neid olemasolevaid kvaliteetseid või ruumilisi olukordasid, mis seal juba on. Ehk siis väga märgiline põrgulava ja see põrgulava kuju tuleneb ju sellest vanaaegsest ajaloolisest struktuurist, et meie uus maht, mis paratamatult osaliselt tekib seoses lavatorni kõrgusega, pigem võimendabki seda, mis juba on olemasolevat olukorda. Ja teine väga oluline võib-olla suund, mis meie töös oligi see, et me tahtsime tuua luua publikuala, mis praegu on valdavalt pimedas maa all, et me tahtsime luua sellist väga ruumilist astmetest, sildadest koosnevat keskkonda, kuhu tuleks ka päevavalgus. Ja selle me tagasimegi sellega, et Aida tänavale muinsuskaitse tingimuste järgi on vaja ehitada praegusesse tühja kohta ajaloolise struktuuri järgi uued hooned ja sinna meie planeerisime kohviku ja selline avatud väikseline kohvik ja läbi selle kohviku ruumiliselt jõuab ka see valgus ja kogu selline läbinähtavus publikualani. Et võib-olla need 2 võib-olla asja, mida me püüdsime lahendada, olidki meie töös kõige olulisemad. Meeskond, kes konkursitööd tegi, loomulikult seal oli ju rohkem inimesi. Kuidas te nooremad, vanemad, kogenumad, vähem kogenumad olite kohe ühel meelel? Selle töö eripära on ka ikkagi see, et ta oli nii just ajaloolise majatöö endale selgeks tegemine oli tegelikult väga suur töö ja sellise võib-olla mingi tervikliku logistilise skeemi ja võib-olla seda konkursitööd võib-olla eristab teistest see, et võib-olla sellist tehnilist poolt oli siin rohkem kui teistes. Et eelkõige on ju kõige olulisem see, et on hea funktsionaalsus, et teater saab oma ruumides väga hästi tulevikus töötada ja võib-olla see koos töötamise protsess on ka selline, et tihti küsitakse, et kelle idee see oli, et seda selles mõttes ei saa küsida, et kui mitu inimest koos töötab, siis ongi et ühest mõttest tekib teine mõte, et ta lihtsalt võib-olla töömahu mõttes oli väga suur ja aeganõudev pigem töö, et ja kogu selle aja, mis me seal tegime, ma võin öelda,
et me nagu nautisime seda, sellepärast et see ruum on iseenesest nagu nii ilus ja võib-olla nagu see lahenduste otsimine oli koos väga mõnus tegelikult. Ei ole palju neid arhitekte, kellel oleks võimalik öelda, et ma olen 2 teatrit projekteerinud. Salto on ka Põhuteatriga hakkama saanud. Jah, me tegelikult Salto arhitektuuribüroo on ju, me oleme nagu väga palju ühiskondlikke hooneid just projekteerinud, et ja võib-olla need tööd tagantjärgi ongi kõige huvitavamad, kus me oleme pidanud integreerima vanasse keskkonda, vanade hoonete külge uued mahud, et kas või Balti Meedia Filmikool üks näide või Viljandi Riigigümnaasium või Põhuteater oli ka selles mõttes, et ta oli Skoone bastini peal, hästi palju sellist ajaloolist kihistust, väga palju uusi kokkuleppeid pidi nii muinsuskaitse kui ajutiste ehitiste osas pidi linnavalitsus palju ümber mõtestama. Aga et see ongi, et ühest küljest see on hästi keeruline 2 sellist vanaaegset ja uut struktuuri kokku panna, aga teisalt ma lihtsalt vaatan kõiki neid ühiskondlikke hooneid, mis meil on olnud, et ju siis seal midagi on meie jaoks, mis võib-olla võlub nagu rohkem isegi. Konkursi võitmine on tore, nüüd hakkab tegelikult ju väga suur töö. Jah, kindlasti linnateatri projekteerimisprotsess saab olema väga raske, aga nagu ma arvan, et see ongi tulemus sõltub sellest, kui hea meeskond on, et tegelikult arhitektuurivõistlus on jah, tõesti see koht, kus arhitektid teevad tööd, aga edaspidi tegelikult sõltub kogu töö tulemus ka väga heast insenerist, väga heast inimesest, kes kogu seda gruppi juhib, et siis ma loodan, et tuleb lõpuks ka väga hea tulemus. Ja ka teatri pool on ju see, kes nüüd konkreetselt juba hakkab tahtma, et siia oleks vaja seda ja siia teist asja. Jah, ma arvan, tellija on üldse teine või isegi esimene väga oluline osa projekti juures, et ongi see asukoht, olemasolev krunt, struktuur, tellija, lähteülesanne, et see ongi kõik, mis on nagu väga oluline, et see koostöö sujuks ja aga ma loodan, et üks projekteerimisprotsess on neil tegelikult ju selja taga, et selles mõttes, et on inimestega, et meil on tellija näol tegu inimestega, kes on sellega kokku puutunud, kes kindlasti väga hästi kujutavad ette, et mis endast nagu kaasa toob, et selles mõttes me ootame huviga. Olles küll žürii esimees, ei ole ma arhitekt ja räägin teatriinimesena ja mina jagaks need tööd laias, kui nii tohib üldse teha, 3 gruppi. Üks grupp töid on neid, mis vastasid või olid väga lähedal sellele, et vastata teatri vajadustele ja teater võiks nende töödega edasi minna, kuna nendes on olemas see potentsiaal, teatri vajaduste potentsiaal. Neid ma pakun, võis olla mingi 4-5 tööd. Siis üks grupp töid olid sellised, mis olid omamoodi huvitavad ja ka arhitektuurilises mõttes huvitavad, aga mis olid üsna kaugel sellest, mida teater tegelikult vajab. Ja see puudutas eelkõige neid töid, mis olid lavaaugu ehk siis selles tulevase siseõue üsna täis ehitanud või siis nojah, et tal kadus ära see avarus ja muu taoline. Et need olid siis, ja 3. grupp oli töid, mis olid väga huvitavad, julged, aga mis kohe kindlasti me ei saa päris niimoodi teha. Ja kõige ilmekamaks näiteks ma tooksin ühe eripreemia saanud töö, mis siin minu selja taga
paistab Soome noorte arhitektide poolt tehtud töö väga meeldejääv, väga stiilipuhas, vaadates peale, kui noh, võiks isegi öelda, et kas need ei ole, noh, Skandinaavia on see kindlasti, aga kas need äkki ei ole isegi soomlased, et niisugune väga lakooniline noh, kui vaadata, heita pilk peale, siis arhitektuuri ideele, siis see on nagu teater Klooster ja meeldejääv töö, aga noh, see on kahjuks noh, teater ei saa seda teed pidi minna, aga ta see igal juhul ära märgitud. Nii et ma ütleks, et umbes niisugust kolme erinevat niisugust lahterdust võiks tööde puhul öelda. Millal tööd nüüd pihta hakkavad ja millal valmis? Jah, no me leppisime kokku Salto inimestega, et me saame kokku järgmisel nädalal juba, sest praeguse seisuga on meil umbes 2 kuud oli aega. 2 kuud selle jaoks, et vaadata veel kord üle arhitektuuriline idee ja teha veel seal võimalikud korrigeerimised vastavalt siis, sest nüüd saavad 2 poolt kokku alles, eks ole, seni noh, nii-öelda teater unistas ja arhitektid nii-öelda noh, ei saa öelda, et tulistasid huupi, aga neil oli suund ikka oli teada, eks ole. Aga nüüd saavad need 2 poolt kokku ja meil on selleks, ütleme, 2 kuud ja siis me selle 2 kuu jooksul me peame jõudma sellisesse faasi oma tööga, et me võime ta anda projekteerimisse. Loomulikult, nagu siin on juba räägitud, et projekteerimine on ülimalt oluline periood ja väga palju sõltub meeskonnast ja see on ülioluline. Mina ise arvan, et ka see 2 kuud on väga oluline, sellepärast, et me selle 2 kuu jooksul me peame jõudma millenigi, mille me saaksime siis projekteerimisse anda, aga ma väga usun sellesse ja mul on ka hea meel, et nii tugev ja tuntud arhitektuuribüroo võitis ja kui üldse osalistest rääkida ja ka hinnatud töödest, siis kõik on erakordselt tugevad arhitektuuribürood ja kunagi, kui see konkurss algas, siis ma ei osanud mõeldagi või unistadagi sellest, et niivõrd tuntud ja tugevad arhitektuuribürood tunnevad üldse huvi niisuguse objekti vastu. See tuli väga suure üllatusena üldse see niivõrd suur huvi, nii suur tööde arv ja nende ülimalt professionaalsete ja nii-öelda parimate arhitektuuribüroode osavõtt selles konkursis. See oli väga meeldiv üllatus. Kui palju Linnateatri näitlejad, töötajad on nüüd nende kavanditega tutvunud ja mida te arvate maja sees? Mul on raske öelda, mida inimesed praegu arvavad, sest see näitus, kus me siin oleme, see on väljas loetud päevad ainult. Teatrisse käivad peaproovid, kohe on esietendus tulemas. Kõigil on käed-jalad tööd täis. Et see aeg, kui žürii töötas, siis ei saanud ju nii-öelda nendele töödele päevavalgust peale lasta, eks ole. Tehti pimedas ruumis tööd, kedagi ligi ei lastud, eks ole. No mitte pimedas, aga igal juhul ta oli, niisugune on see kord. Nii et see on mõned päevad on üleval olnud ja eks siis huvi on muidugi väga suur inimestel. Ja eks see on ju ka, et kuidas keegi seda pilti loeb, eks ole. Et ma usun, et niisugust ilupilti või nii-öelda pilti, mis sarnaneb fotoga, seda oskab igaüks lugeda, aga on ju veel väga palju olulist informatsiooni on hoopis joonistes, et kuidas keegi seda loeb ja peale selle me peame arvestama, et ikkagi see kõik on arhitektuuriline idee, et nüüd ta alles läheb ju, nüüd need pooled, nagu ma rääkisin, saavad kokku, eks ole. Et see nüüd alles hakkab koostöös midagi sündima, et seni on olnud nii nagu ta on olnud. Millal esietendus uuel välilaval suveetendus tuleb ja kas on juba mõte, mis see oleks? No veel ei ole mõelnud nii kaugele. Mitte, et ei ole mõelnud, vaid elu on õpetanud, et
liiga palju ette ei maksa rutata, et analoogses situatsioonis on ju teater olnud 2 korral, kaugemalgi veel 91. aastal juba valati vundament koos tolleaegsete igasuguste ajalehtede ja talongidega ja mis sinna kõik läksid. Ehk vundamenti ehitati juba ja teater jäi ehitamata ja teist korda olime veelgi olime ka kaugemal kui me praegu. See oli siis 2008. aastal, kui me teater hakkas välja kolima majast, et algaks ehitus, kõik projekteerimine, kõik oli tehtud. Riigihange ja jäi see ära. Nii et peaksime olema karastunud selles küsimuses. Nii et, aga kui kõik läheb nii, nagu me loodame nüüd, siis 2019 sügis, see on siis 1,5 aasta pärast, august-september, umbes see aeg, peaks minema siis siin ehituseks ehk nii-öelda kopp läheb maasse ja ehk ütleme aasta on projekteerimise peale, 2 aastat ehitamise peale, sest ehitatakse ju lisaks sellele kompleksile, mis siin on, ehitatakse Suur-Sõjamäel töökodade hoone. Ja see on ka päris suur ehitus, kõik töökojad lähevad siit välja. Ja need peavad valima, see kompleks peab valmima enne, sest muidu me ei saa siit välja kolida. Nii et kõik on kõigega seotud. Kadrioru pargi juubelisäravas valguses otsustasime iga saate lõpetuseks avada mõne tahu pargi pikast ajaloost. 300-aastases pargis saab öelda, et meil on kõige noorem aiaosa, Jaapani aed, mille sünnipäeva me tähistame siis juuli lõpus ja Jaapani aed saab sel aastal 7-aastaseks. Ja selle 7 aastaga on see aed arenenud just selles õiges suunas, mis üks Jaapani aed peabki olema. Sest jaapanlaste jaoks ei ole loodus mingitki pidi halb või vale. Looduses on harmoonia, looduses on ilu, looduses on kokkupuude. Jaapani aed ja inimene, seal on see side, mis kõnetabki inimest loodusega. Ehk läbi Jaapani aia, kui sa kulged, siis Jaapani aed sunnib sind kohati jääma seisma, kohati kiirendama sammu, kohati vaatama tagasi. Ehk juhib sinu tähelepanu just sellele looduse harmooniale, looduse ilule, mida me tavapäraselt ei pruugi üldsegi tähele panna, sest ta on niivõrd loomulik meie ümber. Mille poolest ta ju erinebki, ongi see, et ta on inspireeritud loodusest, ehk ta on täielik vastand Euroopa pargikultuuri erinevatele võtetele, kus on ju valdavaks suunaks olnud see, et loodus on pidanud alluma inimese tahtele, teda on mugavdatud, teda on pügatud, aga Jaapani aed on kui üks kulgemine. Inimene, kes tuleb Jaapani aeda, kas tal peaksid olema mingisugused eelteadmised või tegelikult piisab sellest, et sa astud siia ja hakkad tunnetama? Kindlasti on lihtsam aru saada Jaapani aias, kui sa natukenegi tead seda Jaapani aia kultuuri. Et nagu me siin tänagi oleme, ümberringi on lumi, sumpesime läbi lume siia võttekohale ja tajusime seda, et tegelikult Jaapani aed talvel on ju hästi vaikne. Ta puhkab inimestest, puhkab külastajatest ja tahab saada rahu. Aga meie ikkagi tuleme siia ja tänagi oli hästi huvitav ju vaadata seda, et inimesed, kes on jälginud Jaapani aia arengut, nad teavad, mis on need esimesed kevadmärgid. Ja juba paned tähele, et vaadatakse tähelepanelikult, kas Jaapani nõiapuu hakkab juba õitsema või on veel vara. Aga kas ta hakkab siis? Ta juba hakkab. Ja teinegi imeilus ju selline kevade kuulutaja Jaapani aias on ju, kui terve park veel ju puhkab, on ju meie Pennsylvania vahtred, mis muutuvad sellisest ilmetust hallist välimusest korallpunaseks, edvistades, et nii, nüüd mahlad on liikvel, nüüd saab kevad tulla. Kas Jaapani aed on, kui Tallinna linn öeldakse, et iiale ei saa valmis, kas Jaapani aed on mingil hetkel valmis? Jaapani
aednikud on mulle öelnud sellise sõnumi, et see, mis sul täna on siin Kadrioru Jaapani aias, et see on skelett. Siin on võimalused hakata siis panema seda muskulatuuri, kuhu sa ise tahad. Aga sa saad teha seda kuni 20 aastat peale aia valmimist. Ja vaata siis, ta peab jääma täpselt selliseks, nagu sa oled selle teinud, ja siis ta lihtsalt saab vanemaks. Aga ta enam nii-öelda ei arene. Et ta ongi selline nii-öelda maal, mida sa igal aastal tuled vaatama ja ta on igal aastal ühesugune erinevatel aastaaegadel. Ja nüüd vihje sellele, mida järgmises saates oodata on. Seoses selle 300 aasta tähistamisega oleme me tõesti pööranud ka pilgu rohkem sinna ajaloo poole. Et aru saada, et aga mis oli siis tegelik aednik ja tolleaegne mõte, kui nad istutasid neid gruppe, neid rühmasid, neid alleesid. Ja me oleme leidnud, ma arvan, üle 30 päris põneva ajaloolise plaani, mida võiks näidata ja rääkida neid lugusid, mida siis aednikud omal ajal mõtlesid, kui nad neid plaane joonistasid ja siis keisri härradele näitasid, et saada siis heaks kiit ja need plaanid siis ka ellu viia. Nii et kohtume järgmine kord koos vanade plaanidega. Ja olemegi jõudnud enam-vähem saate lõpuosa juurde. Eelmises saates, mis oli lennujaamast, küsisin, et mis aastal esimene mootorlend Eesti pinnal toimus. Ja see oli aasta 1912, aprillikuu ja Sergei Utočkin kõigepealt Tartus ja pärast Kadriorus lendas meie kõigi rõõmuks. Vastuseid oli ja valitud sai välja Margit Veskimäe. Palju õnne, teiega võtan ma ühendust. Ja sellega ongi meie selle kevade esimene saade läbi. Kohtume 2 nädala pärast. Ilusat nädalavahetust!